Hallurei! Oleme jõudnud omadega Tihemetsa. Ja miks just Tihemetsa? Sest et nädala pärast leiab aset siin Eesti meistrivõistluste viimane etapp, kuhu me siis molekulide vanematega otsustasime, et just sinna lähevad nad oma esimesele võistlusele. Ja kuna käes on meil augustikuu, siis me jõudsime 8:30 siia kohale. Ja ülla, pimme on juba. Nii et sellest laagriplatsi etapist ma eriti ei jõudnudki midagi nagu jäädvustada, aga setup on nagu setup ikka. Maris jõudis ka just ja juba asus kokkama. Ja mina pean veel vahetama siis Martini Krossika esipiduriklotsid. Nii et jah, tegus õhtu, see kaldkriips öö saab olema. Ja siis teeme ruttu söögi ja siis tuttu, sest et kell on juba 22:15. Nii et see on juba väga palju, vähemalt sportlaste jaoks on see palju. Lastel ma ruttu söödan kõhud täis ja siis jah, kaua mul iganes läheb, vahet ei ole, siis nemad saaksid õigel ajal magama, homseks puhata ennast välja ja teeme siis viimased lihvid meistrivõistlusteks. Nogi. Eestikate finaal, olge kohal. Või te jääte väga paljust ilma. Ja, et piigad jõudsid eile nii hilja, et alles hommikul pannakse siin püsti, tead. Siis kui on SOS juba. Palun, use it very well. Maris, ütle aia. Ai. Nii kaua oleme me nüüd siis oodanud, et vihm üle läheks. Ja vist on läinud. Mis arvate, poissid? Lähme keerame peale või? Lähme suure peale on ju. Ei, taha lähme treenikale esialgu. Ja pärast lähme siis suure peale. Are you ready to race? Let's do it. Biffid, ready to race või? Let's go! Let's go! Oli fast. Kuidas Grete tunneb ennast peale pikka pausi? Väga põnevil, nagu esimest korda läheks. Paned esimest korda neid kontsi jalga endale? Jaa, täpselt siuke tunne on küll. Let's do it! Ai, mu hästi sobib või? Only fast, Yamaha! Sa jääd sinna nõustusse. Sa hakkategi istuda. Okei, nüüd ma pean siia sihtima, siia suunda. No nii. Ja siis lõpetab ikkagi siin. Sest et ta ei saa siia pihta, kui see natukene. Ja see on liivane pinnas. See on nii pidurdab. Aga niimoodi ei klappu. Sul on veel 4 pakki. Mõtlen, et...
midagi veel, jah? Kas ma sinna vaiksin lähen? Tasakaal. Nüüd kukub. Täiesti õige paigutasin. Mida Elli? Ei saa enam ei saa. Nii lampi jäi. Täiesti. Just lasid korraks lahti ja... Noh, jälle. Kuule, see tšikkel elab. See tšikkel elab lihtsalt. Tuul segas ära ennem, vaata. No mille jaoks on pukid ja mille jaoks on kolmnurgad, et sa leiutad, ma ei saa aru. Okei. Okei. Kes meil ilmus laagrisse? Munadega mehaanik. Ja täpselt õigeks ajaks, sest et Marisel juhtus mingi error oma piduritega, mis nüüd teeme jälle. Kõik on katki ka. Kõik on katki, jamu on katki. Nii et ma tahaks selle kohta midagi öelda, aga ma ei taha olla halb. Aga teeme heaks selle. Jah, teeme heaks, aga ikkagi Honda on parim. Mina või? Honda on parim. Honda. Honda. How you feeling? Pretty fine. Let's jump very high and ride very fast.
äratus, äratus, õnn, õnn, ülesse, ülesse, mis hääl see oli? lihtsam. No kui siit ei näe, siin on täis, siis ta on kuskil siin vahel, ma arvan, et ma siis ei pea tanki võtma. Tantsi, tantsi, keeruta, ole viisakas ja kummarda. Juhei! Mida kõik me mõelda välja? Eile üks pani ilma sett pani ja... Aga ta tegi mingi klippi. 2-5. Davai. Ja no suht... Let's go, boys! Posti juurde panna. Jaa. Hakkama kõik vaatama nagu sinna ettepoole. Ta ise katkib ja tuleb ära. Sa vaatad, see on ka kiirus. Ja ei ole see.
siis torgutas Liguimo meid esmakordselt vanematele ka väike kingitus. Ehk siis Marten, sinule, sina said juba. Ja siis sõitjatele üks brake cleaner, mida ei ole kunagi liiga palju. Läheb alati vaja. Ja mis on veel nagu põhiasi? Ketimäär. Nii et jällegi väga kasulik kotitäis meile igast head Liguimolilt. Palun ja nautige. Kuna teil vanemaid kaasas ei ole, siis te saate endale selle ja selle. Ja siis veel, of course, üks brake cleaner ja ketimääre. Teine sats ka. Palun. Nii et määriga mõnuga. Ja teame, et see laager ongi purgis. Tundub nii, et sel korral me isegi jõuame võistlusteni. Kuna ilmateede näitab ikkagi nädalavahetuseks juba tupa ilmakest, siis ma usun, et seekord mitte miski ei takista meid, et me saame lõpuks ometi molekulidega võistlustele. Aga jaa, siis räägime natukene selle nädalasest ettevalmistusest. See on omamoodi põnev, mis nüüd toimub see nädal ja mis toimuma hakkab. Esiteks, mulle tuleb juba endale pisut siuke nagu pinge sisse, kuna nad on juba nagu kand minu väiksed nunnukesed. Ja siis nagu, ma nagu tunnen siukest nagu vastutust. Ja siis samas on nagu see, et mõned vanemad on siuksed, et appi mis sellega, mis tollega. Aga mis siis saab, kui see, siis ma olen nagu, et rahu. Aga ma nagu ise olen ka suht sisemas niimoodi, et oh my god. Sest muidu oli nagu, kui ma ise sõitsin, siis on nagu see, et nagu ma olen täiskasvanud inimene, ma tean, mida ma teen ja nagu ma vastutan ise enda eest. Aga nüüd on nagu see, et issand, kas ma olen neile kõigest rääkinud, reeglitest, kõigist süsteemidest, särgid. Ja siis ma nagu jällegi toon ennast maa peale, et chill, Karlen, chill. See on nende esimene võistlus. Ja nad saavad selle kogemuse kätte, selle tunde, selle süsteemi, selle võimsa vaibi, eriti nagu nüüd, kus naised pandi ka nagu siis viimasel etapil laupäeva peale. See on nagu super suur asi, et kuna Mirel ikkagi võistleb siis naistes, otsustasime, et las ta saab selle esimese kogemuse siiski sealt naistes kätte, mitte selle 85. Lõpuks jäi ikkagi nagu peale see, mis on nagu tema soov, et kui see variant on olemas naistes sõita, siis let's do it. No siis muidugi poisse, Trevorit ja Martenit ma pidin siis nagu natukene rahustama selle koha pealt, et poistel on esimene krossi võistlus ja siis nende esimene küsimus oli, kas Lukas Leoks sõidab meie klassis või? Siis ma ütlesin, et jaa, poisid rahunega maha, tegemist on nagu oma klassi prooga, las ta läheb, kui ta läheb, teie keskenduge enda sõidule. Aga asume nüüd tegutsema, kuna suhtlemist, orgunnimist ja mida kõike veel on kohutavalt palju. Olge kohal, siis näeme. Tšau!